Noore inimese elus ettevõetav eluliselt oluline samm on alati väga tähtis. Selle alla liigitub kindlasti ka kaitseväeteenistus, eriti siis, kui eesmärk on see vabatahtlikult läbida. Tänane hommik Kaitseressursside Ameti eest Tallinnas oli just sellest tahtest kantud. Algas kaitseväeteenistusse kutsumine, mis sellel korral natukene erilisem. See aasta on olnud erandlik aasta, sest kõik, kes ajateenistusse sellel aastal ja sellel suvel lähevad, on ju läinud vabatahtlikult ja pigem vastupidi, et kõik, kes on soovi avaldanud, ei ole saanud tulla. Miks see olukord siis ikkagi tekkinud on? Sest meil on vaja noori inimesi ju kaitseväkke, meil on vaja riiki kaitsta, meil on kõigeks selleks vaja valmistada. Ja, aga kaitsevägi natukene vahepeal vajab uuenduskuuri. Ja nüüd, kui tulevad väga palju erinevaid relvasüsteeme, peavad ka tegevväelased ennast sina peale nende relvasüsteemidega viima selleks, et siis tulevikus õpetada ajateenijaid ja reservväelasi. Ja see ongi selline vaheaasta selleks. Sellel aastal siis kutsutakse ajateenistusse kokku 1200 noort, talvel 500 ja nüüd lisandub neile veel 700 noort inimest. Reeglina on see aastas olnud suurusjärgus 4000 kutsealust. Sellel aastal on kutsealustele ka natukene rangemad nõuded. Kuna ajateenistus on meie jaoks oluline ka tegevväelaste tuleviku kasulava, siis eeskätt me võtsime ajateenistusse need noored, kes oma tulevikku tahavad siduda kaitseväega, kas siis minna õppima Kaitseväe Akadeemiasse või tegevteenistusse mingitesse muudesse kaitseväe üksustesse. Aga selleks, et see pingerida tekiks ja kõige motiveeritumad noored me leiaksime, selleks me koos Kaitseväe Akadeemia teaduritega tegime testi ja kõik noored tegid selle testi ja siis sealt tekkiski pingerida, mille alusel noored ajateenistusse tulid. See aasta on erinev veel ka sellest vaatest, et peale 22 aastast pausi võetakse ajateenijaid ka õhuväkke. Ma mõtlesin, et ise, et õhuvägi huvitab, et selles mõttes, et sellepärast valitsin Ämari. Teadsin ka, mis sind ees ootab selles? Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist. Kindlasti tahtsin minna, aga oligi lõpus vaatasin, et oli valida ainult õhuväe ja äkki sõjaväe politsei vahel. Et nagu natukene tegelikult teadsin, aga mingit nagu šokki küll öelda. Õhuvägi ikkagi natukene selline atraktiivsem võib-olla, politsei ka sama. No ei oska öelda, sellest mingisugust nagu eelaindust ei olnud. Aga vaatame, mis saab. Kuidas isal on? Rahuliku südamega annata oma õnnistuse kaasa? Ja ikka. Väga head tunded on. Õhuvägi pakkus kindlasti huvi selles suhtes, et esimene aasta vast, kui kuulsin, et läheb lahti see seal ja tahtsin kindlasti midagi uut proovida. Tundus sükene huvitav variant, miks mitte. Kuidas isa? Rahuliku südamega? Täitsa rahuliku südamega. Las läheb, teeb ära. Õhuvägi ja eriti õhutõrje ongi just see valdkond, kuhu ka kaitsevägi tervikuna rohkem panustab. Sedavõrd on noori sinna vaja. Seekord alustab seal 60 ajateenijat. Kuna meil on uued relvasüsteemid juba kasutuse võtmisel, siis nende jaoks me vajame täiendavat isikkoosseisu, keda alast välja õpetada, sest süsteem on keerulisem ja seda ei õpi mõne päeva selgeks. Nii et seetõttu on ajateenijatel roll äärmiselt oluline. Juba käib avalduste vastuvõtt ajateenistusse järgmiseks aastaks ning tänase seisuga on seal vakantsi veel 1000 kohta. Seega saab juba avalduse esitada.